Seda ma kartsin. Nad on mind sikutanud kuskile haiglasse. Mingisse spordikompleksi, mis näeb välja nagu haigla. Siin haiseb mingi kummimati järgi. Ei no muidugi. Ergo, mis kell on? Sa jäid 9 minutit hiljaks. Me pidime pooles siin kokku saama. Kuidas 9 minutit? Jäin näppe. On jah 9 minutit. Mis me siin teeme? Sul pole õrna ämgi, jah? Mulle ei tundu see koht, kus teha näiteks hommikujoogat ja nautida mõnusat brunchi kuskil aasal. Aga kui rääkida, mida me siin tegema hakkame, siis me hakkame tegema sinuga Cooperi testi. Kas sa tead, mis see tähendab? Jaa. Ja see ei rõõmusta mind, ma ütlen kui ausalt ära. Okei, Cooperi testi põhiteema on see, et 12 minuti jooksul läbitakse siis mingi kindel arv distantsist, ehk siis me kasutame selleks NTS 200 meetrist staadioni ringi ja vaatame, palju sa siis 12 minuti jooksul jõuad neid ringe siis teha. Kuna see on 200 meetrit ainult, siis ma arvan, et mingi mintsring, ehk siis ma arvan, ma jõuan teha 12 ringi. We will see. Olgu. Aga aitab labast. Nii veider. On mitte lindi peal joosta. Kuulge, aga kohe minut täis. Me ei ole poole pealgi ju. No. Pahandus. Ja see on nagu rahulik tempo. Mis see on rahulik tempo? Mis sa kõkutad seal? Ma juba natuke kardan seda, mis siin täna sündima hakkab. Siit sünnib üks triatlon. Suke pull seis on, et see saatuslik hetk on varsti algamas. Taimeri valmis. Ergo natuke nagu siin närveerib. Aga pole hullu. No nii, oota Ergo. Hetke emotsioonid. Lebo, 12 ringi pärast näeme, ma ütlen ausalt. 12 ringi tundub nii lihtne. Nagu see on 200 meetrine stata. How hard can it be, on ju? Ma vaata neid endasi. Nad on juba viimased tundi aega siin niimoodi vetsinud. 3, 2, 1, läks. Go, go, go! Päris mõnus on siin kõrval olla. No pigem on. Mitte rajal. Ja vaatame, et praegu samm on pigem siuke rahulikum, mis sai talle ka instruktaažina öeldud, et pigem võtta algus rahulikult ja siis vaata, kuidas enesetunde pealt on. Aga meie jääme teda siis peale esimest ringi ootama, vaatame, mis tal enesetunne on, hoiame talle põhjalt ja lähme edasi. Ta praegu annab endast kõik. Tal praegu on motivatsiooni. Davai, Erks boys! You can do it, let's go, let's go! You got this! Ütleme nii, et need näidud, mis peavad olema, lihtsalt nagu infoks, nagu, et kõigil oleks teada, et sul oleks vähemalt hea tulemus, sa pead läbima 2000 meetrit. Ma ei ole väga kindel, et täna Ergo seda head tulemus saab, aga oleme positiivsed ja me oleme ka nõus sellega, et ta saab rahuldava tulemuse, mis on siis üle 1300 meetri. Juhu! Ma usun sinust, Ergo. 1300 meetrit on tehtav. Pigem on. Ja sealt Sangar tuleb. Teise ringi pealt. Kõik või? Ei no, mis kõik? Ma vesisin juba ära. Ja sul on 400 meetrit joostud. Ühe asja ma pean siiski täpsustama. Ergo puhul on oluline märkida seda, et tegemist ei ole isegi tervise sportlasega, vaid sportlasega, kes teeb oma esimesi samme diivanilt püsti. Ja siis, kui me lugesime neid nii-öelda reegleid, mis seal Cooperi testis oli, siis seal oli kirjas see, et päris nagu diivanilt tõustes ei tasuks nagu sellist asja teha. Aga me võtsime väljakutse vastu, Ergo oli nõus ja vaatame, mis sellest pullist saab. Ja näete, sealt ta jällegi tuleb minu arust iga ringiga ainult kiiremaks. Väga hästi. Ei. Ainult 7 minutit ja 30 sekundit. Ma olen juba vesinud. Davai, Ergo! Kohe on 4 tehtud. 4 ringi on kohe tehtud. Mis meil aeg näitab? 5 minutit. 5 minutit ainult veel. Mis ainult? Davai, Erks poiss. We got this. Viskad pulli vahepeal 161. Lindi peal ei saanud nii kõrgele. Tead, 160 on kõigest algus. Nii, Ergo otsustas olla mega tubli. Korraks tuli väike tunne, et tahaks kõndida, aga ta ei hakanud kõndima. Võttis jooksusammu pisut aeglasemaks, aga ta jookseb. See on nii pärast, kui ma karsin. Haige. Väga hull.
aga mul on väga lõbus. Vot nüüd on küll väga paha lugu. Ütleme nii, et Ergo jooksusamm ei meenuta enam väga jooksusammu, vaid täpselt sükest liikumist, millega tegelevad vanemad prouad, kui nad tahavad minna turule kapsa ja porgandi järgi. Aga pole hullu ja nüüd ta jälle kõnnib, aga jah, 3 minutit on veel jäänud. Kadi tõttas võimestama. Taika, go Ergo, viimane sõidu. See on nii palju raske, kui ma arvasin. Väga räme. Nagu klindi peal ei tunne neid lihaseid, mis siin mul ala selga säärad täiega korduvad. Pulss oli vahepeal 560. Päris olla. Kas või tibusammul lihtsalt jooksnud kuni. Vaata, tüüp on nii juurde kiirust ju. Tal on sees midagi ebareaalne vend. Oh my god, Ergo. No nii, Ergo. Täiesti pekis. Lõpp on käes. Mitu ringi tuli? 6,5. Mulle tundub, et minu kihlvedu on nagu päris õnnestunud. Peaaegu 12. See tõesti võttis läbi. See tõepoolest võttiski läbi. Tegelikult ei olnud väga hull. Pärtsin hullemat. Ma juba mõtlesin, et ta annab alla 3. peal. Aga ta läks edasi. Kuna treenerid julgesid siin mingeid sõnu välja visata, vaata, siis ma panen nüüd neid ka rajale. Mina ütlen, et mina tegin normaalse mõõdu ette. Vaatame, kas nad pooltki nii palju järgi suudavad teha või? See on nii palju raske. See on nii raske. See on nii raske. Pool. 1300 ju. 1300 siis. Sa tegid miinimumi täis. No nii, treenerid, olete valmis? Ei noh, juba mingid vabandused. 2, 1, go! Väga veider. Nagu see tundus nii lihtne. Aga ma suutsin teha 12 minutiga 1300. Aga saame näha, ussul roks, need panevad küll tempot ju. Vaimuõiged. Vaadake neid. Vaadake neid. Need on ju peast täiesti põrunud. Nagu tuul vuhises, kui nad mööda läksid. Nagu ma vaatan neid ja ma mõtlen, et ma tahan ka oma nagu kehast nii palju välja võtta. Nagu vaadake. Ta reaalselt lükkab ennast edasi. Nagu vaadake seda inimest. Nagu see on nii teine level, kuidas nad jooksevad. Nagu see oli vihane jooks. See oli vihane jooks. Tubli. Tubli teate. Võta, lugesite ringe ka või? Ringe ei lugenud. See küll näitas. 2,4. Higised. Tiim higirid, aga me tegime selle ära. Tublid oleme. Nii, kokkuvõte on selline, et mina, Ergo Vööveli, ühesõnaga, mina jooksin siis 12 minuti jooksul 1300 meetrit, Silver jooksis 12 minuti jooksul 2600 meetrit ja Kadi... 2400. Kuidas seal oli sott vahe ju? Ei olnud tervet ringi vahet? Ta jooksis peaaegu terve ringi, ma arvan. Oli või? Muidugi. Hea küll. Silver on tubli poiss. Ei, te mõlemad olete tulid. Jõhker. Nagu ma tahan ka osata niimoodi joosta, ma nagu nägin, kui nad mööda jooksid, kuidas nad lükkasid iga sammuga oma keha edasi. Jõhker lihtsalt nagu. Aart Järka nädal on samana.